meie organisatsioonil on aukartuste äratav ajalugu, et me oleme ligi 30 aastat juba vanad, kui nii võib öelda, ja kui rääkida kogemusekspertidest, siis meie organisatsioon on justkui kogemusekspertide püramiid. Et mina töötan siis katuses, mis tähendab inimkeeli siis seda, et meie liikmed on erinevad organisatsioonid üle Eesti. Neid on mitut tüüpi, aga nad on igal juhul organisatsioonid, mitte üksikisikud, ja nendel võivad siis omakorda olla liikmesorganisatsioonid või üksikisikud ja neid meie liikmeid kokku on 48 ja nende all siis on veel üle 200 organisatsiooni, nii et see võrgustik on tegelikult hästi suur ja hästi mitmekesine. Ja miks meid üldse vaja on, hästi lihtsalt öeldes selleks, et tuua haavatavate sihtrühmade hääl paremini kuuldele ühiskonnas, sest et kui inimesel on mingi pikaajaline terviseprobleem, mis põhjustab siis juba kas puuet või kroonilist haigust, siis tal on üksinda väga keeruline oma huvide eest seista ja koos on see igal juhul lihtsam. Ja meie kui katuse roll siis tegelikult ongi leida see meie liikmete ühisosa, need õigused, mis on hästi veel kaitsmata, need huvid, see kogemus ja viia poliitikakujundajateni. Et poliitikakujundajatel on ka ju 100 muud asja, millega tegeleda ja nende vajadus on jälle saada mingi konkreetse inimrühma sellisest kogemusest, vajadusest väga selge, konkreetne pilt ja see ongi meie roll, et siduda need hääled kokku, lisada argumente ja see hästi kompaktsel kujul viia otsustajateni, sest siis on loota, et otsused, mis meie inimesi puudutavad, on tehtud niimoodi, et need arvestavad ka sellega, kuidas meie inimesed päriselt elavad. Et on ju teada erinevates valdkondades, et Eestis on päris head seadused, aga teisalt on ka teada, et need ei tööta sageli hästi ja just siin on see koht, et viia nagu see kogemus päriselt rohujuure tasandilt nagu sinna, kus päriselt siis seadusi koostatakse. Et mingi asi pole rakendunud, seda oleks vaja kuidagi muuta, oleks vaja sellele rohkem tähelepanu pöörata, et see on nagu meie igapäevatöö. Ja ma ütlesin, et meil on mitut tüüpi liikmeid, et siis ma mõtlesin, et meil on nii puudespetsiifilisi organisatsioone, näiteks sellised tuntumad suuremad Eesti Pimedate Liit, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, Eesti Kurtide Liit näiteks, aga meil on ka suuri patsiendiorganisatsioone, Diabeediliit, Vähiliit, Reumaliit, aga meil on ka selliseid pisikesi organisatsioone, mis koondavad harvikhaigustega patsiente, et võib-olla mõni pole kuulnudki, et on olemas süstiline fibroos näiteks või fenüülketonuuria, et meil on ka sellised ühingud meie katuse all. Ja nendel siis kõigil on mingi ühisosa ja mingid eriosad ja selle eriosaga tegelevad nemad eraldi. Ütleme, et Pimedate Liit tegeleb näiteks sellega, et oleks rohkem häälteavitusega valgusfoore, Kurtide Liit tegeleb sellega, et oleks rohkem viipekeeletõlget ja Diabeediliit tegeleb sellega, et oleks paremini kättesaadavad insuliinipumbad näiteks ja lisatarvikud, et igalühel on oma spetsiifiline rida ja meil on siis see ühisosa. Mis meie miinus on ja miks ma täna tegelikult siin olen ja miks me oleme selle teema võtnud ka kojas fookusesse, on see, et meil ei ole täna psüühikahäirega inimesi esindavat organisatsiooni liikmeskonnas, mis tegelikult tähendabki seda, et psüühikahäirega inimeste ja ka nende pereliikmete, taastujate hääl ei ole tegelikult kuulda, et meil on küll koostööpartnerid, kelle käest me korjame arvamust, kui meil on vaja saada teada, et kuidas tegelikult läheb nendel inimestel ja mis on mured. Aga see ei ole nagu päris see, et me väga hea meelega näeksime oma liikmeskonnas ka psüühikahäirega inimeste katuseorganisatsiooni. Ja kindlasti võib küsida ja me endalt ka sageli küsime, et kas me suudame luua seda muutust, et kas sellel huvikaitsel, mida me teeme, on päriselt siis mõju, et kas need otsustajad siis tegelikult arvestavad sellega, et need edusammud on pisikesed, aga nad on olemas ja järjekindlus viib sihile, et iseenda motivatsiooni hoida, siis me vahest nagu isegi ütleme niimoodi, et kui meid ei oleks, et siis oleks asjad nagu väga hullud. Et tegelikult see
see oskusteave, see ekspertiis saabki tulla ainult inimestelt, kellel on päris kogemus. Et see ongi nagu asja mõte ja põhjus. Aga kui me räägime just siin sellisest nii-öelda ekspertsusest või siis nii-öelda spetsialisti tasandist, et kas ei oleks kuidagi efektiivsem, kui meil on, ma ei tea, kohaliku omavalitsuse spetsialist, kes siis tegeleb näiteks seal kas erivajadustega inimesega või teiste puuetega inimestega ja tema siis annab ülespoole teada, et kuule, et siin meil see asi ei ole tööle hakanud, et selle tööle saadab või mis on see koht, kus just see kogemusekspert selle suure lisaväärtuse toob? No sellepärast, et see kohaliku omavalitsuse spetsialist, kes kindlasti on ka pühendunud inimene ja valdab oma tööd hästi, tegelikult ikkagi ei ole selle inimese kingades. Et ta võib ka olla suure empaatiavõimega ja nii edasi, aga päriselt ta ei saa seda tunda, mida meie inimesed tunnevad igapäevaelus. Et see on ikkagi vahe, et kui spetsialist teeb huvikaitset, siis keda ta esindab? Ja kui te siin seal EPIKojas siis selle huvikaitsega tegelete, kas te siis nii-öelda koondategi oma liikmesorganisatsioonide üksikute inimeste kogemust kokku ja siis lähete sellega nii-öelda Jüri Ratas ukse taha või kuidas te teostate, kuidas te ellu viite seda huvikaitset? Jaa, no on erinevaid meetodeid, aga läheme ka Jüri Ratase ukse taha või kutsume ta meie juurde, et me oleme avatud organisatsioon ja aga just eile saatsime peaministrile ka ühe pöördumise, meil sai nimelt üks uuring valmis, kus me uurisime puuetega inimestelt, kuidas nad kevadise eriolukorra ajal toime tulid. Ja meie tihedad koostööpartnerid on erinevad ministeeriumid, sugugi mitte ainult Sotsiaalministeerium, on ka Haridus-Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Justiitsministeerium, Majandus-Kommunikatsiooniministeerium, näiteks kui me tegeleme ligipääsetavuse teemadega. Riigikogu komisjonid, erinevad riigiametid, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, Haigekassa, et tegelikult on neid lugematu arv ja neid viise, kuidas huvikaitset teha, on ka väga mitmeid erinevaid. Me osaleme töörühmades, mis on vahest selline tüütu pikaajaline töö ja alati ei ole nagu seda valgust tunneli lõpus näha, aga me peame seal kohal olema, kui arutatakse mingit arengustrateegiat, mingit uue teenuse disaini või mingi abistava teenuse näiteks ümberkujundamist või et siis see on nagu hädavajalik, sest me näeme ikkagi, et spetsialistid ei tea alati seda, et kuidas olemasolevad mingid süsteemid päriselt toimivad, kuidas inimesed neid tajuvad ja inimesed ise oskavad paremini öelda, et mida neil tegelikult oleks vaja, et leevendada olukorda, mis neil on puude või kroonilise tervisehaiguse tõttu. Ja meil on siin ka siis Eesti noortevaimse tervise liikumise inimesed, eks ole. Mis sina kui pika huvikaitse kogemusega, mis soovituse sina neile annaksid, et kuidas oma valdkonnas edasi liikuda? Kõigepealt on see nagu lihtsalt väga tänuväärne, et te olete olemas ja teie kolleegid, et me oleme ka kohtunud varem ja koostööd teinud ja kindlasti me jätkame seda. Olgu teid mitu, et te saaksite jagada seda vastutust ja seda töömahtu, mis paratamatult, kui sa tubli oled ja ühinguna silma paistad, seda tuleb sul kogu aeg juurde, tuleb erinevaid koostööpakkumisi. Et kui te suudate hoida nagu meeskonda ja teid on mitu, siis te saate koormust jagada ja siis te jaksate kauem ja hoida seda järjekindlust. Et kindlasti see on nagu hästi oluline, et te olete olemas ja niimoodi just nagu tekkinud just sellest, millest ma räägin, et teil on kogemus, ja te märkate, et võib-olla poliitikakujundajad ja otsustajad ei tea, nagu, milline see kogemus on ja võib-olla tegelevad millegagi, mis ei ole nii oluline. Et see, ainult teil saab see roll nagu olla, et ma lihtsalt soovin teile nagu tervist ja teeme koostööd ja ma unistan tegelikult sellest, et teie ja siis teiste ühingute tulemusena tekiks ka see katusorganisatsioon, kellest meil täna nagu puudu on pildil.